tere tulemast Tartu spordihalli. Alustame järjekordse Kredit 24 meistriliiga mänguga, kus siis Tartus täna on vastamisi Bigbank Tartu ja Šiauliai Elga meeskond. Liiga on täies hoos ja kui me vaatame tabeliseisu, siis hetkel asub punktide järgi Tartu 5. kohal ja Šiauliai 8. kohal. Kuid kui võtta nüüd natukene täpsem info, siis tegelikult on Tartul kõik võidud, 6 võitu ja 0 kaotust ning Šiauliail on vaid 3 võitu ja 6 kaotust, ehk siis selle järgi, kui mängude arv oleks võrdne, on positsioonid natukene teised. Et 2 võistkonda, kes siiamaani kaotuseta on siis Tallinna Selver ja Tartu Bigbank. Ja loodame, et vähemalt Tartu puhul see seeria täna ka siis jätkub. Taga kohtumine on kohe algamas. Põhikoosseisud on platsile jooksmas, alustatakse Šiauliai tutvustusega ja katsume siin jooksvalt vaadata üle ka, kes on need mängijad, kes põhikoosseisus alustavad. Iseenesest Šiauliai on väga noor meeskond, et on ta liiga uustulnuk ja koosneb 19–23 aastastest noortest meestest, nii et kogemust seal palju ei ole, kuid ilmselt nooruslikust ja viha ja sellist füüsilisust on palju, nii et saame näha, kuidas nende mäng välja näeb. Et võib-olla kõige tuntum nimi leedukate poole pealt on Arnas Rumtševitšus, kes on mänginud nii rannavõrkpalli kui ka natukene Pärnu eest ja peaks olema üks selle võistkonna rünnakuliidreid, aga väga palju infot selle Leedu võistkonna kohta hetkel ei ole. Tartu alustab tavapärases koosseisus nurgas siis Toomas Vanaks ja Stefan Kaibalt. Kaibalt on nüüd viimased mängud mänginud ennast põhikoosseisu, kus hooaja alguses alustas küll Markus Uuskari, aga nüüd on pigem ilmselt vastuvõtupositsiooni pärast Kaibalt seal. Sidemängijana alustab Robert Viiber, diagonaalis Kanada mees Gunter ja tempod Kevin Soo ning Meelis Kivisild, libero siis Rait Rikberg. Leedu võistkonnast ka, kui saame täpsema info ja vaatame, kuidas mäng algab. Toomas Vanaks paneb palli mängu, planeeriv palling, vastane üritab keskelt rünnata. Nurgast vasakukäeline on see sama Rumtševitšus tõepoolest ja esimene punkt Tartule siin, plokk enasti peab ning Tartu läheb ette 1-0. Vastaste sidemängija number 2, Navitškas, samuti eesliinis praegu tsoonis 2. Ja ees siis veel tempo ja üks nurk. Serv läheb libero peale, serv hästi käes. Taas temporünnakuid. Number 7 võistkonna kapten Alek Navitšus palli ei taba ja pall läheb napilt outi. 2-0. Tartu võistkond ees. Ja jätkab servimist Toomas Vanaks. Jätkab planeeriva pallinguga. Tõste läheb nurka. Kaitses Kaibatil käes, kui Tartu rünnakule ei pääse. Uuesti rünnaku võimalus leedukatel. Ja nüüd saavad ka leedukad silma pähe, esimene punkt neile. Rumtševitšus toob punkti ning seis 1-2. Servima läheb siis vastaste sidemängija Navitškas. Planeeriv palling Rikbergi peale, serv ideaalselt käes. Samuti ka tundub, et tõste oli hästi ees, kuid Kevin Soosil palli ei taba ja pall läheb outi ning seisuks 2-2. Jah, võib-olla jäi natukene tõste kaugele, ent Kevini-sugune mängija ühe ploki vastu oleks saanud sealt kindlasti parema lahenduse leida. Tõste selja taha Gunterile 1 plokk ja sellega ei ole Tartu diagonaalründajal probleeme punkt ära tuua ning 3-2 läheb Tartu ette. Pallingul Kevin Soo. Kevin üldiselt tuntud kui planeeriva pallinguga mees, täpselt nii ka on. Ja sihitakse seal Rumtševitšust ilmselt sellepärast, et võtta välja eesliini nurgaründaja. Sidemängija jookseb tsoonist 1 ette ja et raskendada tema tegevust, siis serv on suunatud ka sinna. Ei tea ka nende leedumängijate täpseid vastuvõtuprotsente, mis kindlasti kodutöö on Oliver Lüütsepal ja Argo Meresaarel tehtud. Tõste 4, 2 plokk. Ja vastaste diagonaalründaja Vaškelis toob leedukatele Šiauliaile punkti juurde ning seisuks 3-4.
vasakukäeline Rumtševitšus. Noh, selline poolpehme hüppelt serv. Kaibat saab rünnata ühe ploki vastu. Ja sealt vastaste kapten. Temporündaja. Tšavitšus toob punkti juurde. 4-4. Hüppelt serv, jälle ei ole selline täisjõuga löödud, aga keriv palling. Kaibalt mängitakse taas ühe ploki vastu. Ning sellise hanitusega toob punkti juurde Tartule. 5-4 läheb Tartu ette. Et ka eile kohtus Tartu Bigbank siis teise Leedu meeskonnaga Flamingoga, kes oli tollel hetkel küll tabeli liider, kuid samuti mitte võiduprotsendi järgi, vaid pigem rohkem mängitud mängude põhjal ja geimidega 3-0 oli siis Bigbank Tartu üle, geimid olid küll napilt, kuid mängupilt oli selline väga rabe ja ebastabiilne mõlemalt poolt ja eritite leedukate poolt, nii et aga võit Tartule ja Šauljai jätkab siin servi veaga, 6-5 läheb Tartu ette, Stefan Kaibalt pallingule. Ahaa, olen siin eksinud, et Meelis Kivisilla asemel on alustanud täna hoopis Mart Naaber. Ja seega praegu küllaltki pikk plokiliin ees. Tõste tahaliini Rumtševitšusele, kuid mees astub tagaliini joonele ja läheb kirja tehnilise veana. Jah, õige napilt oli jalg küll peal, nagu siit kordusest näha, kuid kohtunik Margus Pärsik fikseerib pea ja punkt Tartule juurde. Planeeriv pallingu äss Stefan Kaibaltilt, seega siis esimesele tehnilisele timeoutile minnakse Tartu eduseisul 8-5. Võrkpalli toetab Bigbank. Eeden, terve pere paradiis. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Jätkame seisult 8-5. Tartu Bigbank on rebinud ette, siis väikese vahe sisse saanud ja servimist jätkab Stefan Kaibalt. Väga hea serviga mees, selline ettearvamatu serv ühesuguse pealeminekuga lööb nii hüppet kui planeerivat, kuid tundub, et täna on ülesanne antud planeerivat pallingut lüüa. Tõste läheb vastaste diagonaalile, number 5-le Edvinas Vaškelisele, kes lööb palliplokist outi ja läheb ise ka servima. Tuleb hüppelt palling väga kõrge ülesviskega, aga taas selline mitte täie jõuga löödud hüppelt serv, mis on kerge saak tartlastele. Kunter saab lüüa ühese ploki vastu, leedukad toovad kaitses ülesse. No otsitakse seda Rumtševitšust sealt tagantliinist. Tartu samamoodi otsib Kunterit, kuid taas on kaitses üleval. Vastaste diagonaal Vaškelis, kuid pall läheb napilt outi, plokipuudet siin ei ole ja punkt tuleb Tartule juurde libero tõstest. Ja pikaks lähevad need pallid, et võib-olla natukene harjumatu on leedukate jaoks ka Tartu saal, aga ei tea, igal juhul punkt Tartule juurde. Mart Naaber pallingule, taas planeeriv palling ja ässpalling. Jah, tundub, et Tartu on valinud täna sellise planeeriva pallingu taktika, järelikult siis ilmselt Šauljai on sellega hädas ja taas otsitakse seda eesliini nurgaründajat, kelleks nüüd on siis number 10 Kerpe. Ilmselt jälle põhjusega ta rünnakult välja võtta. Taas Rumtševitšusele 6 peale. Nüüd küll siit tundus, et pall oli sees, piirikohtunik tõstab lipu. Vaatame kordust, äkki annab see selgust. Igal juhul pall on kohtunike järgi audis. No jah,
ja vastased ka apelleerivad, et pall oli sees, siit ka tundus, et pall oli sees, aga loomulikult kohtunik on see, kes lõppotsuse annab. Ja Margus Pärsik vaevalt, et oma arvamust muudab. Jah, mis veel edukate puhul silma paistab, siis sidemängija tundub olevat küllaltki lühike. Nüüd on ka sidemängija jõudnud ette ja taas sinna serv eesliini nurgaründaja Kerpe peale. Ja sellega võetakse ka Kerpe rünnakult välja ning tahaliini sealt on juba raske tõsta, tempo on samuti väljas, nii et taktika on ennast õigustanud ja Mart Naaber jätkab servimist, et 12-6. Juba küllaltki turvaline edu. Vaatame, kas vastaste treeneril on veel mingeid käike sealt lahendada. Ja taas otsib sama kohta, kuid serv läheb põrku. Võib-olla vastased Šaljai võiks natukene vastuvõtuliini ettepoole tuua ja üritada need servid näppudega vastu võtta, et samas on Tartul küllaltki ohtlik planeeriv palling, nii et praegu hädas sellega on leedukad olnud. Hüppelt serv, taas lipp püsti. Servil oli siis sama Kerpe, eksib serviga. Ja tuleb ka esimene vahetus. Mängu tuleb siis Mišukevitšus, ilmselt siis teine nurgaründaja, natukene on mehel pikkust juures. Vaatame enne kõike oluline Šaljai jaoks, kuidas vastuvõtuga hakkama saadakse. Robert Viiber, hüppelt serv, napilt audis. Ja servivigu on nüüd kogunenud omajagu. No, mis veel Šaljait siiamaani on iseloomustanud, et see serv ei ole nii tugeva jõuga võib-olla löödud, samas kõik valdav enamus lööb hüppelt servi, nüüd esimene planeeriv. Ja kohe on Stefan Kaibalt hädas ja tulebki kerge punkt Šaljaile juurde. Et hüppelt servi mõte enne kõike jõupallingul ongi see, kui sa ikkagi lööd tugevalt ja saad meeste vahele, et selline pooleldi keriv ja pihta tulev serv on tegelikult kõige lihtsam serv võrkpallis vastu võtta, vähemalt sellel tasemel, kus siin mängitakse. Taas planeeriv, kuid läheb liiga kõrgeks, Vanaksil kergelt käes, tõste keskele. Kevin Soo hanitab, tõsi, seal oli 2 plokki vastas, kuid hani jääb kenasti maha ja nüüd tuli sealt Viiberi poolt ka ploki abi, kuid kasu sellest väga ei olnud, ühtegi julgestust taga ei olnud ning hani kukub väljaku keskele maha, 2 meest küll sinna järgi hüppavad, kuid kumbki enam palli kätte ei saa. Ring täis saanud, Toomas Vanaks, hüppelt palling, taas sihitakse seda eesliini nurka, kelleks see nüüd on siis Rumtševitšus, vastaste side. Navitškas läheb pallingule, ehk siis nüüd on see lühikese ploki koht sealt kadunud. Planeeriv palling läheb ka liiga kõrgeks, kerge saak Kaibaltile. Ja Kunter ründab ploki puutest, kuid rünnak on piisavalt tugev, et kaitses seda edasi võimalik mängida ei ole, mis teeb siis seisuks 15-10 ja ka keskmine jõudis sinna, aga oli meetri kaugusel võrgust, nii et tegelikult paras selline märklaud Kunteri jaoks, aga valis siis selle äärmise ploki, kelle näppudest minema lüüa. Planeeriv serv jällegi eesliini nurgaründaja peale. Kaitses Vanaks teeb head tööd. Ise paneb ka ja see on nüüd natukene rumal viga, ilmselt tahtis head, aga selliste pallidega väga riskida ei ole mõtet, raske pall pigem mängu jätta ja plokiliin on ju Tartul praegu võimas. Viiber, Kunter ja Naaber ees, kõik 2-meetrised või üle mehed, nii et vasakukäelne Rumtševitš, no nüüd paneb jõudu juurde servile, aga kasu sellest väga ei sünni, sest pall läheb outi ja teine tehniline time-out, seisuks 16-11. Võrkpalli toetab Bigbank. Eeden, terve pere paradiis. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Oleme tagasi Tartu Ülikooli spordihoones, kus siis Bigbank Tartu võõrustab täna Šaljai meeskonda.
seisuks 16-11 ja pallingul Kanada legionär Bradley Gunter. Hüppelt palling läheb out'i, noh ei ole Gunter ennast väga pallingul leidnud viimastel mängudel, kuigi rünnaku protsent on tal väga hea ja mees on ka füüsiliselt väga hea ja kindlasti hea leid Tartule diagonaali koha peale. Šaljai poolt tuleb planeeriv palling, ei ole hästi käes, Rikbergi tõste jääb madalaks, Gunter hanitab. Nüüd läheb ilus kiire tõste vastaste diagonaalile. Aga pall püsib mängus, kontrarünnak, tsooni 6, Rumtševitsus, jah, tundub, et see on Šaljai üks leedukate üks lemmikkombinatsioone sealt paipi mängida Rumtševitsusega, kes siis vasaku käega kiiresti peale tuleb ja toob punkti Šaljai meeskonnale juurde. Rikberg hüppas siin ka kohustusliku liblika järgi pallile, nagu nägime. Pallingul number 7, vastaste kapten, temporündaja Leknavitšus. Võit keskelt Mart Naabrile ja plokk jäi liiga sinna tsooni 1 poole ja Mart nägi selle ilusti ära ja karistus oli kiire tulemas. Jah, tuli ka kerge abi teiselt poolt, kuid vastaste keskblokkeerija oli väga vale koha peal ja kerge saak Mardile. Pallingule Stefan Kaibalt. Taas planeeriv, taas tempo välja võetud. Vastaste diagonaal sealt, ei taba hästi palli. Vanaks 2 ploki vastu, targalt jätab palli mängu. Nüüd Vanaks 1 ploki vastu ja võtab siit punkti. Väga targasti mänginud, eks ole, Toms Vanaks ka kogemustega mängija. Läti koondise mängija, nii et igati õigustab oma kohta Tartu Bigbanki põhikoosseisus ja teeb palju musta tööd ja mängib väga tarka võrkpalli, nii et hea leid ka see legionär. Aga Kaibalt jätkab ja nüüd tuli siis see üllatusmoment. Samasuguse planeeriva pallingu hoojooksuga hüppelt tugev jõuline palling. Ja vastastele tuleb see samasuguse üllatusena ilmselt, nii et ei saa nad vastuvõtul kätte ja 19-13 on Tartu meeskond ees. Stefan Kaibalt, Hiiumaa poiss, jätkab servimist, nüüd uuesti planeeriv palling. Ja nüüd kangesti oli selline 2 puute hõng vastase sidemängija poolt, aga kohtuniku vile vaikib, ei saa ka Tartu korralikku tõstet ette. Tõste 4 sealt 2 ploki vastu ja kas nüüd vaatame kordust, kas Robert Viiberi käed ei olnud siin korrektselt või tabas ründaja nii hästi seda äärmist kätt, et pall endab out'i ja ega see kordus meile midagi ei näita, küll vist ja nii Naaber kui Viiber mõlemad olid natukene kaugel võrgust. Aga see selleks. Šaljai meeskond teenis punkti, hüppelt serv, ei ole hästi käes, kuid tõste on korralik ees. Ei saa Gunter palli maha, ei saa ka Rumtševitsus palli maha, mõlemad ründasid 3 ploki vastu. Ja kangesti siin appelleerib Šaljai, et tõstel tegi Viiber 2 puudet, kuid jah, tegelikult hoopis Kaibalt oli see, kes tõste andis, aga Vanaks väga head kõrguselt ründab üle ploki ja punkt tuleb. Mart Naaber, Tartu pikim mängija. Tempo ründaja koha peal, planeeriv palling. Nüüd läheb siis tõste tahaliini. Ja Vanaksi koha valik plokis oli, ei tea, kas individuaal- või võistkondlikust taktikast valitud, igal juhul ääre poolt see pall sinna mööda löödi ja natukene liiga palju tundus olevat lahti või siis oli Kaibalt vale koha peal, igal juhul pall jääb maha. Ega igat palli ei saagi kaitses kätte ja punkt Šaljaile. Planeeriv palling Kaibalti peale. Keskele Kevin Soole, no ei ole saanud Kevin Soo hästi, ei tea, kas tõste ei klapi või natukene võib-olla jäi madalaks, aga ega see ei õigusta kindlasti out'i löömist. Ja Kevin on ka ise enda peale vihane, nagu kehakeel seda reedab. 16-20 jätkab Šaljai servimist, jätkab planeeriva pallinguga, jätkab Stefan Kaibalti peale. Ja healt kõrguselt nüüd üle selle sama väikse sidemängija. Oli ka arvata, et Tartu seda ära kasutama hakkab, sest mees on tõesti võrreldes siin teiste mängijatega lühike ja peaks olema Tartu nurgadele selline kergem saak. 21-16. Robert Viiber läheb hüppelt servima. Serv läheb võrku. Samas eduseis on turvaline ja Tartu on siin serviga kõvasti lõiganud, nii et mõned vead sisse tuleb, ei ole hullu midagi. Nii, planeeriv palling Šaljai poolt. Rikberg peab tõstma. Toomas Vanaks. Ja seal seda madalamat plokki enam ei ole ja plokk on ka korrektne, nii et
punkt juurde Šauliaile. Plokk oli ka nii hästi ees, et kuigi julgestus seal taga oli, siis kumbki mees seda palli enam kätte ei saanud, pall põrkas nii ette. Taas otsitakse Kaibaltit planeeriva pallinguga. Ja nüüd siis üritasid leedukad kavaldada ja jätta selle sidemängija sinna Vanaksile vastu, kuid Viiber nägi seal ära ja tõstis täpselt sinna, kus oli see väiksem plokk ning Vanaks noppis sealt kerge rünnakupunkti. Vahetus Tartu poolel. Stefan Kaibalt tuleb välja ning väljakule siis Ameerika leegionär Michel Au. Serve ei ole hästi käes leedukatel. Nojah, ei tule ka sellist tugevat rünnakut, aga plokk oli võib-olla natukene liiga ääres, et Raidule Rikbergile jäeti siia väga suur ala ja selline keriv pall, mis kukub enne maha ja tundus, et ka Michel Au näppis natukene Raidu eest selle palli ära. Nii, otsitakse ameeriklast, serv on hästi käes ja mees toob oma esimese punkti, et palju ta mänguaega ei ole saanud siin Tartu ridades. Et on ka ju Markus Uuskari siin võtta nii-öelda nurgaründaja koha peale, sest tundub, et Punter on kindel liider diagonaalründajana, nii et sinna väga keegi teine ligi ei pääse. See jätab nurgamängijate koha peale praktiliselt 2 vahetust, nii et kõik mehed peavad oma mänguaja eest siin kõvasti võitlema. No ja nüüd siin tekitab sellise, tõesti jäi natukene küll selja taha, aga natukene sellise naljaka liigutusega läks sinna peale, keeras selja ette. Võib-olla on see tema leivalöök, aga pall läheb napilt outi ja lõpuks ikkagi loeb see, kas punkt tuleb või mitte ja kellele punkt tuleb. Aga mäng jätkub 23-20. Tõste Kanterile. Kasutab ära seda, et keskmine plokk on võrgust kaugel ja punkt juurde. Oleme jõudnud esimese gamepallini. Et mängupildi järgi julgeks küll pakkuda, et see vahe võiks suurem olla, kuid vahe on täpselt 4 punkti ja samas nii. Ja vahetus ka Tartu poolel uuesti. Servi vahetus ilmselt Markus Uuskari vahetab välja Bradley Kanteri. 1 punkti on Tartul vaja, vaatame, kas Markus Uuskarile on antud ülesanne minna seda punkti kohe serviga võtma. Tundub, et mitte, jätab servi mängu. Vastased tõstavad keskele ja rünnak läheb outi, mis tähendab, et Tartu on võitnud esimese game'i 25-20 ja läinud game'idega ette 1-0. Jätkame mõne aja pärast. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. VBH esitleb Roto katuseaknad. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Eesti võrkpalli toetab Zone.ee. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. Võrkpalli toetab Bigbank. Eeden, terve pere paradiis. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Tere tulemast tagasi Tartu Ülikooli spordihoonesse.
jätkame Postimehe vahendusel ülekannet siis Tartu Ülikooli spordihoonest, kus omavahel kohtuvad Bigbank Tartu ja Šiauliai Elga Masters võistkond. Esimese game'i siis võitis tulemusega 25-20 Tartu meeskond ja näiliselt kergelt tuli see, kuigi punktide vahe võib-olla seda ei reeda, aga Tartu tegelikult kontrollis kogu aeg mängu ja sai veel siin vahetustega samamoodi anda nii-öelda neile, kes vähem mänguaega saavad, mänguvõimalust. Jah, nagu öeldud, Šiauliai koosneb siis suhtelistest noortest mängijatest, sidemängija küllaltki lühike, nagu siin ka mainisime, eelmine game Navitškas. Nurgad on siis Rumtševitšus ja esimeses game'is alustas Kerpe, kuid teises on siis ja poole pealt esimeses vahetati sisse Misjukevitšus. Number 5 vastaste Tiago Vaškelis, libero 1 Adomaitis, aga vahepeal on mäng alanud ja vastaste sidemängija alustab. Tehakse paipi ja Vanaks toob esimese punkti Tartule. Nimetamata on siis veel vastaste temporündajad, võistkonna kapten Alek Navitšus ja teine tempo number 15 Šlimas. Sellise koosseisuga siis on alustanud teist game'i Šiauliai meeskond. Pallingul Kevin Soo, planeeriv palling ja vastaste diagonaal ründab siin plokist oleks pall läinud out'i, kuid jääb ise kahjuks ette pallile ja punkt tuleb juurde Tartule. Tartu ei ole muudatusi teinud, ikka jätkavad sidemängija Viiber, diagonaalründaja Bradley Kanter, tempod Soo ja Naaber ning Kaibalt ja Vanaks on nurgad, libero siis Rikberg. Ja tõste läheb teisele nurgale Rumtševitšusele, vasakukäeline ründab plokki, pall läheb plokist out'i. Ja seal on ka pikk plokk ees ja kaks plokipunkti Tartul käes ning 3-0 seisuks. Kevin Soo jätkab pallimist. Planeeriv palling, aga nüüd läheb pall natukene liiga lendu ning maandub napilt otsajoone taga. Esimene punkt leedukatele, servima läheb Rumtševitšus. Võib-olla siis nagu siin räägitud sai, leedukate kõige tuntum mängija, kes on mänginud ka Pärnu klubi eest. Mängida sai ta seal küll tõsi vähe, aga võistkonnas oli ja trenni tegi. Selline jälle poolpehme hüppelt planeeriv serv ja karistus tuleb sealt valus, et kui nüüd Šiauliai tahab midagi Tartu vastu teha, siis servil kindlasti peaks juurde panema, kas siis planeeriva pallinguga otsida mängijaid, ennekõike ilmselt Kaibaltit, kes on neist kõige nõrgem vastuvõit eeldatavalt või siis sellele hüppelt servile tõesti juurde panna, aga sellise poolpehme serviga väga lootust ei ole. Ja vastu tuleb korralik pauk. Bradley Kanter seekord siis tabas kenasti palli ja seisuks juba 5-1. Tartu on haaramas kontrolli ka teise game'i üle. Ja korralik serv ilusti kahe mängija vahele ja seda servi oleks ka väga raske võtta, et tekkis ka siin väike ebaküla, kas kumb mängijatest seda siis võtma peaks. Nii, Rumtševitšusel serv hästi käes. Vaškelis ründab maha või hanitab maha ei jää ja uuesti pall mängus. Libero Adomaitis tõstab. Ja kuid ei saa ka hakkama ka teine nurk, Misjukevitšus, kes siis vahetati Kerpe vastu sisse, kuid ei ole ka millegi erilisega silma paistnud. Tuleb tõdeda ka, et Šiauliai mehed on küllaltki noored ja harilikult sellisele noorele võistkonnale piisaks mõnest vanemast võistkonna liidrist. Kuid siin on ilmselt mindud teist teed ja mängitakse noortega, ilmselt oma kasvandlikega. Nii, nüüd ka Kanterit, selline kergelt nõrgem serv, kuid väga hästi käes ei ole. Otsitakse Rumtševitšust, pall läheb lakke, et see on see Tartu Ülikooli spordihoone eripära, et need laed alad on tegelikult tänapäevast teisi spordihoonesid arvestades, kui me nüüd TTÜ kõrvale jätame, siis ikkagi väga madal ja peab tehniliselt kontrollima palli vastuvõttu, et pall lakke ei läheks. Kuid punkt Šiauliaile juurde. Võistkonna kapten Alek Navitšus pallingul, kuid väga kaugele see pall ei jõua. Seisuks 7-2. Tartu fännidele kindlasti seis rõõmustav, mäng on tegelikult kontrolli all ja eks vaadates tabeliseisu, siis eeldatav jõudude vahekord selline ongi, et Tartu peaks kindlalt üle olema. Ja Rumtševitšust otsitakse planeeriva pallinguga, tempo rünnak, 2 plokki vastas. Ja harva nähtavalt eksib ka Rikberg selle teise palli mängimisel. Nüüd saab Vanaks seal trikke teha. Ja Kanter toob tugeva rünnakuga punkti juurde.
8-2 läheb esimese tehnilise timeoutile, eduseisus Tartu Bigbank. võrkpalli toetab Bigbank. Eeden, terve pere paradiis. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Jätkame mänguga. Seis 8-2 Tartu Ülikooli spordihoone pühapäevane päev. Vastamisi siis Bigbank Tartu ja Šiauliai Elga Masters. Seisul 8-2 pallingul Stefan Kaibalt. Planeeriv palling, aga läheb täpselt kätte keskele Šlimasele kahese ploki vastu. Ja nüüd selline volletamine siin pall lendab kahe võistkonna vahel. Ebastandardsed olukorrad, kuid lõpuks saab selle punkti endale Šiauliai meeskond. 3-8, turvaline eduseis küll Tartul praegu, kuid game on alles alguses. Vastaste diagonaalründaja Vaškelis pallingul. Ja natukene nüüd tundub, et on hüpped servile juurde pandud, kuid ikkagi on Tartul korralikult palling käes ja võrguvea fikseerib siin teine kohtunik Kristjan Vanaveski. Seisuks 9-3. Bigbank Tartule. Ja vastastel on nüüd sidemäng ette jõudnud, tõenäoliselt läheb serv nüüd siia 4 peale, kus paikneb siis Mišukevitšus eesmärgiga ta rünnakult välja võtta. Nii täpselt ongi, kuid saab hästi servi kätte ja tõste keskele ilusti annab Toomas Vanakselt abi, kuid Kevin Soo kätest lüüakse pall minema ja õnnega pooleks tegelikult oli plokk seal korrektselt paigas ja võib-olla Kevin läks natuke liiga sinna diagonaali poole püüdma ja jättis oma tsooni rohkem valveta, kuid planeeriv palling, Kaibalt on natukene raskustes, Vanaks jätab palli mängu. Stenelja Rumtševitšusele läbi trossi, kuid Tartu õnneks põrkab see pall lauti. Jah, ei ole selliseid käike rünnakul palju Šiauliai võistkonnal, et küllaltki läbinähtav võistkond, on ka noor võistkond ja ei ole ka serv nii hästi käes olnud, et Tartu jaoks kerge saak, ma arvan, igale poole kahene plokk ette ehitada, et suhteliselt ettearvatavad tõsted sidemängija poolt ja kui ka Tartu oma serviga on suutnud seda eesliini nurka nii palju kimbutada, et sealt kaotada rünnak ära, siis ei olegi väga palju käike ja on arusaadav, miks Tartu on nii pikalt ees. Šlimas, teine temporündaja, pallingul, planeeriv palling, nüüd on Tartu natukene hädas vastuvõtuga. Jah, aga siit kolmene ploki vahet lüüakse pall läbi. Ei olnud kopika eest ka valmis see kaitsemängija siin ja pall maandub Šiauliai väljakul. Taas tuttav vahetus. Ameeriklane Michelau tuleb asendama Stefan Kaibaltit. Ilmselt eesmärk on see, et talle mänguaega anda. Mees on ka väga noor ja mängupraktikat kindlasti vajab ja mängunälg on suur. Toomas Vanaks planeeriv palling. Nüüd eksib vastaste sidemängija Navitšlas, tõste ei klapi sinna keskele. Ründajaks oli siis Alek Navitšus, kes sellele pallile pihta ei saa ja tuleb tagasi vahetus. Algkoosseisus alustanud number 10 Kerpe vahetab välja Mišukevitšuse. Ja ka Kerpe keskmine pikkus ei ole väga suur, nii et suhteliselt lühikesed mängijad. Eks Leedu puhul võib arvata, et pikemad mängijad on korvpalli ära korjatud. Leedu on ju tuntud korvpalliriik. Ado Maitis hädas vastuvõtul ja vastaste temporündaja üritab siin petta, aga ega ta siin väga kedagi ei peta, kahene plokk ees. Ja diagonaal nüüd kolmese ploki vastu ja Michelau kätest läheb see pall lauti, et kolmene plokk siis igal juhul peab äärmine piiri kinni panema. Ja siit kordusest ka väga hästi ei näe, kuhu see pall põrkas, aga äärmise käte plokist auti lendas. Punkt Šiauliaile juurde. Planeeriv palling, ilus tõste ühe ploki vastu ja
sealt peab ründaja igal juhul ära lööma, seisuks juba 13-6. Pikalt on Tartu ees ära ja tundub, et Tartu mängijad naudivad mängu. Oliver Lüütsepp saab mängitada neid mängijaid, kes vähem mänguruumi saavad, teeb ka Meelis Kivisild seal sooja. Tema puhul ei tea, et tema on tavaliselt olnud ikka põhikoosseisu mängija, aga võib-olla on talle täna puhkust antud või on kergem vigastus. Keskelt 2 ploki vastu, ei saa hakkama, tõste ka ei ole hästi ees. Nii, nüüd on leedukatel hästi käes, kõrge tõste läheb nurka ja tundub, et seal jäeti piir väga lahti. Kahtlen, kas oli praegu võistkonna ülesanne, kuna Rait Libero oli väljas. Ja Rait lähebki, räägib Michel Aule, ilmselt parandab selle vea ära, et kui Libero on väljas, siis tuleks ikkagi piir kinni panna. Oli küll vanaks vahetatud sinna 5 peale kaitsesse, aga piir oli ka liiga lahti, nii et ja ilmselt innustust saanud oma eelmisest rünnakust. Rukševitšus läheb järgmist servi punktiks lööma, aga lööb selle mitu meetrit out'i ja 17-14. Ja mitu meetrit on siin isegi vähe öeldud, et hakkas siin tagumist seina ründama. Bradley Gunter, Kanada legionär, Kanada B-koondise mängija. Tugeva serviga, tugeva rünnakuga, aga nüüd tabab täpselt vastaste liberot Adomaitist, kellel serv hästi käes. Väga auklik plokk Tartul, siin ei jõudnud korralikult keskele appi. Ja vilistatakse 2 puudet seal. Rikberg sai küll palli hästi kätte, kuid Michel Au hakkas sealt imetõstet tegema Vanaksile tahaliini ja tema tehniline võimekus antud ajahetkel seda ei lubanud, nii et tõste oli ebapuhas ja kohtunik sellega fikseeris. Seisuks 8-14. Aga nagu öeldud, Tartu eduseis on hetkel turvaline ja mehed saavad julgelt mängida ja selliste tabeli nõrgemate vastaste vastu kindlasti tulebki proovida asju ja et need siis ka välja tuleksid siis, kui seda reaalselt vaja on, ehk play-offides proovib Viiber ka nüüd naabriga teha keskelt vahelt teravat. Ei õnnestu, aga jällegi igal juhul ma arvan, et Oliver Lüütsepp julgustab seda tegema ja asju praegu proovima. Oliver Lüütseppa nägu küll seda praegu ei reeda, aga ega treener ei ole kunagi 100% rahul oma mängijatega ja rahul olla kunagi ka ei saa, sest vastasel juhul arengut enam ei toimuks. Tõste Bradley Gunterile, ka Kerpe on siin väga lühikene blokeerija, nii et praegu on Robert Viiberil iseenesest valikut kui palju, nii 4 kui 2 peal on hetkel veel side tagaliinis, aga siis 4 peal, aga ühe asetuse pärast ka 4 ja 2 peal on lühike plokk, nii et jah, Michela vähene mängupraktika reedab ka seda, et tulevad sellised lihtvead sisse, kus servid ei lähe mitte tahajoone taha, vaid lendavad pikalt out'i. 10-15, Šauljai pallingul, Vaškelis läheb tahaliini, mis tähendab seda, et eesliin on nüüd meistriliiga kohta ikka ekstra lühike, kus siis nii Kerpe kui sidemängija Navitškas on suhteliselt pisikesed mängijad, lähebki Vanaks sealt üle ploki lööma, kuid Navitškas ikkagi plokiga suudab pidurdada. Robert Viiber nüüd ei ole seal julgestuses valmis, natukene väikseid lohakuse märke võib-olla on, või rabeduse märke pigem on Tartu mäng näidanud, aga veel kord ma arvan, et muretsemiseks hetkel ei ole põhjust, sest Tartu tegelikult domineerib mängu ja kontrollib mängu, nii et jah, nüüd tuli ohtlik palling, kuid vastase sidemängija läks palli ründama, ilmselt ei olnud teadlik või ei osanud näha, et sidemängija Viiber on ees ja võib seda palli blokeerida. Igal juhul 16-11, tehniline timeout. Võrkpalli toetab Bigbank. Eeden, terve pere paradiis. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Oleme tagasi Tartu Ülikooli spordihoones, 16-11, Bigbank juhtimas teises geimis ja geimidega 1-0 Šauljai Elga Mastersi vastu. Pallikul
Mart Naaber, Bigbank Tartu pikim temporündaja, ohtlik planeeriv serv ja taas mitte palli tabamine vastaste diagonaalilt, Vaškeeliselt. Pall lendab pikalt outi, sellise jõulise rünnakuga tugev mängija, aga tihtipeale ei taba palli ja pall lendab outi. Mart Naaber jätkab servimist, otsib seda Kerpet sealt, jah, selline pisike mängija peaks kindlasti olema hea vastuvõtuga, aga tundub, et Kerpel täna kõige paremini asi välja ei tule ja taas ilmselt tuleb tagasi vahetus, Mišukevitšus võtab pressi maha. Number 10 antakse talle pihku, mees läheb pingi peale, vahetust veel ei tehta, Mart Naaber jätkab servimist. Selline väga hea asetus, nüüd ei saa ka Rumtševitšus servi kätte ja nüüd siis tuleb see vahetus, Kerpe välja, Mišukevitšust uuesti sisse. Ja raske seis on see Šauljai jaoks, 2 pisikest mängijat, sidemängija ja nüüd siis küll natukene pikem, Mišukevitšus on eesliinis. Aga kui tempot teha ei saa, siis diagonaali prooviti tagant, sealt läks pall pikalt outi. Nüüd on serv hästi käes ja Kevin Soo jääb kaugele, ei ole Kevin rahul oma mänguga, et võib-olla sellise nõrgema vastase vastu oleks sealt hea korjata plokipunkte, aga Kevini käed on natukene kaugel ja mees raputab ka ise päevad, et kuidas küll on võimalik, et ei tule, aga samas oluline on see, et võistkond võidaks ja Tartu on turvalises eduseisus. Planeeriv palling Ameerika Legionäri peale. Ega Viiberil siin palju võimalusi ei olnud, pall vastuvõtt oli nii peal, proovis vasaku käega lükata, võib-olla näitas natukene vara ära, aga midagi ta tegema pidi selle palliga, et tõsta oli raske ja kui ta oleks hakanud sealt ühe käega tõstma, oleks võib-olla ka kohtunik selle vilistanud valeks puuteks. 13-19. Šauljai poolt vaadates, nüüd on serv hästi käes, otsitakse Kevinit keskele, aga jah, kas ei olnud kätepuudet, siit tundus, et pall läks blokist outi, kuid kohtunik näitab, et pall läks otse out ja jah, Kevin ei tabanudki palli, vabandust. Ja Robert Viiber tahab selle vahelt terava tõsta liiga edasi, et näha siit kordusest ka, et pall lendab ka enne naabrist ja nüüd Kevin Soost mööda. Nüüd läheb Vanaksile tõstajaga selline läbinähtav ja aeglane plokk jõuab, Vanaks valib ka võib-olla natukene vale ploki, sealt peaks minema üle piiri, kus on väike sidemängija. Nii, 2 vahetust, Meelis Kivisild vahetab Kevin Soo välja, kellel ei ole kõige paremini õnnestunud ja Robert Viiberi vahetab siis välja teine sidemängija Ronald Järv. Ehk siis 2 vahetust otsib siis Oliver Lüütsepp mängu paranemist sealtpoolt, serv on hästi käes. Nüüd ka korralik tõste ja läheb üle keskmise üle Šlimase taas, kuid Šlimas siin korralikult plokki ei jõua, nüüd oli tõstekiirus õige. Keskelt mängija üleval, nii et plokk pidi oma mängijat jälgima ja selline võrkpallikeeles 1,5 plokki. Ründajal on samuti eelis nagu 1 ploki vastu, seisuks 20-15. Planeeriv palling Ronald Järvel, ilusti tempo välja võetud, 3 ploki vastu jätab Rumtševitšus palli mängu, Kunter jätab palli mängu, ka ei olnud kõige parem tõste, nüüd on hea pall ees. Ja ilusti vajutab nüüd siit Vaškeelis, nüüd oli hea kiirusega ja ilus pall, et tundub, et väga tähtis on selle diagonaali jaoks ka see tõstetäpsus, et ega ta sellist mängu jätmist ja tarka mängu eriti ei mängi, aga samas kui pall ilusti ees on, siis vajutab ilusti ja nüüd selline olukord ka tekkis. Šlimas, vastaste temporündaja, hea serv ja Tartu jälle omakorda mängib oluliselt targemini. Rasked pallid jäetakse mängu, tehakse selline kerge rünnak, otsitakse vastase vigu, ei tormata, ei taheta mängu kiirelt võita. Et eks see on ka minu arust üks põhjus, miks Eesti võrkpall on praegu Lätist ja eriti Leedust nii pikalt ees, et mitte nii pikalt, aga pikalt ees, et me mängime praegu targemalt ja ei taha iga palliga punkti võtma, ei lähe rumalalt raiuma. Ja nüüd saab siit ilusa plokipunkti kirja Tartu Legionär Michelau, kes on kogunud täna oluliselt kindlasti mängukiindlust. 22-16 hakkab teine game vaikselt lõpuni lähenema. Tartu kindla kontrolli all on see mäng või game möödunud. Tooms Vanaks, tuleb hüppelpalling. Ja ilusti käes leedukatel. Rumtševitšus sisuliselt 1 ploki vastu, aga kaitses teeb head tööd Rait Rikberg ja taas punkt Tartule juurde.
jah, võib-olla Rait Rikberg on ka vähe saanud tähelepanu, on ta ju Eesti koondise libero ja Tartu kõige kogenum mängija ja ilmselgelt seal kaitse ja vastuvõtu alustala, kes hoiab kaitsetaktikat ja hoiab sellist mängijate vaimu üleval ja seda musta tööd tavaliselt ei märgatakse ründajaid, aga Rait teeb seal väga head tööd ja nii, Michel pall käes, Ronald Järv, väga hea tõste. Ja ei taha need Šaljai mehed kaitses mängida, aga selline võib-olla natukene noorte meeste viga, et tahetakse rünnakul punkte võtta, aga kaitses seda sama musta tööd, millest just Tartu puhul rääkisime, ei tehta ja kõik need pisiasjad kokku ongi seisuks 24-16 ja noh, Tartu on tänase põhjal kindlasti olnud parem võistkond ja väga üllatav oleks, kui leedukad Šaljai meeskond siit geimi saaks. Aga Toms Vanaks tabab ilusti ristnurka. Palling, ilus geimi lõpp, ilus punkt geimile ja 25-16. Geimidega 2-0. Juhtimas Bigbank Tartu. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. VVH esitleb Roto katuseaknad. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Eesti võrkpalli toetab Zone.ee. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. Võrkpalli toetab Bigbank. Eeden, terve pere paradiis. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Oleme tagasi Tartu Ülikooli spordihoones, kus siis Bigbank Tartu võõrustab täna Šaljai Elga Mastersit. Geimidega 2-0 on Tartu meeskond ees. Tartu meeskond edestab praktiliselt kõikides näitajates Šaljai meeskonda. Blokkides otsepunktiks 5-2 Tartule, vastuvõtuprotsendi poolest 68-50 vastu ja eriti selles üldpunkti tabelis, kus siis pluss-miinus süsteemis Tartu suurim punktitooja on Bradley Kanter +8, Mart Naaber +6 ja Šaljai poole peal on ainult 2 meest plussis. Võistkonna suurim punktitooja on temporündaja Šlimas +4 ja diagonaalründaja on Vaškelis +1 peal ja ülejäänud mehed on kõik miinuses, mis näitab ka seda, et Šaljai on tõsistes raskustes Tartu vastu ja siiamaani on Tartu igas elemendis ja ka taktikaliselt kindlasti Leedu võistkonna üle mänginud. Aga vaatame, mis toob kolmas geim. Tartu on nii palju vahetanud, et sisse on jäänud Ronald Järv, sisse on jäänud ameeriklane Michel Au ja sisse on jäänud Meelis Kivisild. Et teised mängijad tundub, et on samad. Jah, ei ole veel siin selge, kas Naaber või Soo alustab, aga tõenäoliselt on naabriga tegemist, sest Mart on täna hästi mänginud ja Kevinil ei ole kõige paremini mäng täna välja tulnud. Aga Vanaks alustab serviga, planeeriv palling. Rait Rikberg ilus kaitsemäng, Ronald Järv tõstab Bradley Kanterile, kes lööb palli blokist out'i. Jah, võistkonna kapten, vastaste kapten, temporündajale Knavitšus ei ole ka samuti kõige pikem üldse leedukaid, iseloomustab see, et nad ei ole väga pikad. Ehk siis peavad palju tööd tegema hüppel, et rünnakut ja blokki saada korralikult ette ja Tartu sellise kiire tõste ja hea vastuvõtu korral on see blokil väga raske liikuda, eriti kui sa pead oma keskmist meest ka valvama. Toms Vanaks teeb vahelduseks ühe servivea.
kerge punkt vastastele, seisuks 1-1 ja servima läheb vastaste nurgaründaja Rumtševitšus, vasakukäeline, hüppelt serviga. Jah, otsib Michelaod, kuid serv on hästi käes. Ja no Bradley Kanter saab täna tõsiselt lustida, et rünnakul on ta olnud suhteliselt pidurdamatu, on ta olnud ka teistes mängudes väga hea, ei saa öelda, et sellise nõrgema vastase vastu hiilgab, on ta olnud praktiliselt igas mängus suurim punktitooja ja selline väga jõuline ja vasaku kiire käega mees. 2-1 tartlased ees, Meelis Kivisild, hüppelt palling, otsib liberot, serv ei ole hästi käes, ei tule ka sealt korralikku rünnakut, aga nüüd jäi ka Tartu seal otsima ja koperdama kaitses. Michelot üritab palli mängu jätta või siis võtta tühja koha peale punkti, kuid pall läheb napilt outi, mõte iseenesest ei olnud paha. Tundus küll, et vastaste sidemängija oli sealt, ei olnud, jah, tegi sammu ettepoole, kuid oleks selle palli tõenäoliselt kätte saanud. Pallingule number 7, vastaste kapten, temporündaja Leknavitšus. Planeeriva pallinguga Toomas Vanaks. Ronald Järv jätab ilusti palli mängu. Rikberg tõstab Kanterile, Kanter lööb üle ploki, kuid selline kergem mängu jäetud pall. Šelao saab kaitses kätte uuesti Bradley Kanterile ja nüüd on pall ilusti ees ja toob ka punkti, et Tartu jah, mängib sellist targemat mängu, et nagu näha, siis raskemad pallid jäetakse mängu, ei minda raiuma, oodatakse oma moment ära, kannatatakse ja see on selline tänapäeva võrkpalli joon, et ei tasu minna igat palli võtma, iga ühe punkti pärast võitlema, vaid mängida rohkem meeskondlikult ja rünnata siis, kui selleks on tõesti parem võimalus. Eks kindlasti on kohad, kus neid riske ka rohkem võtta tuleb, aga noh, sellise vastase vastu kindlasti ei ole seda mõtet. Nii, vahepeal taas serviviga Bradley Kanteri poolt, aga servil Tartu, nagu öeldud, on saanud lõiganud päris palju ja kui nad vastuvõtuga saavad leedukad kaugele, siis enamasti sealt punkt ka tuleb. Vanaksil hästi serv käes, ilusti ühe ploki vastu. Ei olnud nüüd ilusti ees, mis laul pall. Ja taas Rikberg ilusti kaitses üleval. Taas ameeriklane. No Järv nüüd võib-olla võiks selle mängu kuskile mujale viia, on tal olemas ju Vanaks 6 peal, on tal olemas Kanter 1 peal, isegi kui naabrile tõsta ei saa. Aga liiga palju topib sinna palli 4, mis võib-olla sidemängija jaoks on kergem ülesanne, aga Michelot ei saa sealt praegu palle maha löödud ja on tal see pealeminek ka selline huvitava tehnikaga, et läheb, keerab nagu liiga külje ette, et siis nii kui pall natukene selja taha jääb, siis enam palli hästi lüüa ei saa. Nüüd väike mängupaus, väljak on saanud märjaks. Korraks tundus, et Kanteril võis midagi juhtuda, aga õnneks on mees terve. Väljak kuivatatakse ära, mäng jätkub ja kas Šaljai meeskond on saanud ette, et seda väga täna ei mäleta. 4-3. Tõsi, game on nii algfaasis ja Tartu on siin teinud ridamisi, andnud ruumi varumängijatele. Rikberg, serv ei ole hästi käes. Oli ka tegemist raske serviga, Adomaitis annab nüüd palli kätte ja ei klapi sealt jah, et hakkab pihta jälle sellest, et lihtne pall, Adomaitis annab selle palli ebatäpselt sidemängijale kätte, nagu näha, sidemängija ei saa sealt korralikult tõsta, sest tuleb tõsta ebatäpne ja eks võrkpalli detailid algavad pisiasjadest, nii nagu iga sportmängus, et sellist võib-olla lohakust ja mitte korrektset mängimist on Leedu pool liiga palju, et seda tuleks korrigeerida ja sealt algab see nii-öelda mängudistsipliin, mis toob ka edu. Vahepeal tuleb punkt juurde Šaljai meeskonnale 5-4, on saanud nad ette, hoiavad nüüd sellist ühepunktilist edu, mäng küll püsib punktis tegelikult, nurgaründaja Misikevitšus planeeriva palliga, no nüüd on vähemalt ja kolmese ploki vastu, Vanaks jätab pallimängu, keegi läheb sealt, Rumtševitšus läheb sealt teist palli kohe ründama, aga ründab outi. Ja väga huvitav olukord, kus nurgaründaja oli seal keskel, sidemängija ei läinud tõstma, vaid nurk läks kohe ründama, no vasak käsi on selleks küll hästi sobiv. Jah, tõsi, pall mängiti ka liiga nii äärde kätte, aga pall igal juhul outi läbib. No nii, Mart Naaber teeb oma töö nüüd kenasti ära, tempo on välja võetud, korrektne plokk ees, start tuleb lukt. Ja selline on võib-olla kõige traditsioonilisem selline punktivõtmise viis tänapäeva võrkpallis, kus temporündaja üritatakse serviga välja võtta, see ahendab oluliselt võimalusi, kuhu tõsta. Igal juhul on seal ees kahene plokk ja kui see kahene plokk on korrektne, siis kas kohe plokiga või siis
plokk pidurdab palli kaitses ülesse ja kontrarünnakuga võetakse punkt. Nüüd on hästi serv käes. Nüüd ikkagi tuleb kahene plokk. Pall tundus, et oli ka sees. Mart Naaber küll siin appelleerib Audile, aga tundus, et oli nii plokipuude kui pall sees. Igal juhul punkt leedukatele juurde. Ja tundus, et sealt üle Ronald Järve ega ka Järve pikkus ei ole nüüd just kolossaalne võrkpalluri kohta ja eks vastased ka kasutavad seda ära. Nii, Toomas Vanaks etteliini saanud. Rünnak hoopis teisest puust kohe, kui oli siin ameeriklase puhul ja rünnaku kõrgus teine, rünnaku tarkus teine ja toob punkti juurde. Aga arusaadavalt on vaja ka ameeriklasel mänguaega. 7-6 on ette saanud omakorda Bigbank, Ronald Järv hea planeeriva pallinguga. Vastaste tempo väljas ja ilusti Rikberg mängib, kes ta jääb kaugele ja nüüd Toomas Vanaks ilmselt ei hinnanud õigesti oma kaugust võrgust. Ülesanne oli kindlasti pall mängu jätta, mees raputab ka ise pead, et miks sellised vead, aga see ongi seesama distsipliin mängus, mängu kontrollimine, mis on eriti oluline ja iseloomulik joon just tippvõrkpalluritele, et ilusti tõstab Järv keskele. Esimene timeout, napi Tartu Bigbank eduga 8-7, minnakse esimesele pausile. võrkpalli toetab Bigbank. Eeden, terve pere paradiis. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Tulemast tagasi Tartu Ülikooli spordihoonesse. 8-7 kolmandas game'is, 2-0 Tartu Bigbank game'idega ees. Pallingul Toomas Vanaks, Läti leegionär, vastuvõtt tuleb kohe üle ja kerge punkti nopib siit Meelis Kivisild. Ja. No, hädas on leedukad, isegi on seis hea praegu võrreldes eelmiste game'idega. Ja Toomas Vanaks jätkab. Otsib taas sealt eestiline nurgaründajat Rumtševitšust, kes on saanud palju tõsteid. Kaitses toob Vanaks üles, Rikberg tõstab Bradley Kanterile, hea kõrguse pealt lööb, kuid kaitses pall üleval. Taas Rumtševitšus ja taas kaitses üleval, Vanaks valmis. Ja nüüd läks Toomas Vanaks lööma tsoonist 1. Huvitav käik Tartu poolt. Et ilmselt Kanter oli sealt väljas ja ikkagi kasutati seda diagonaali kohta sealt. Igal juhul ilus lahendus, punkt juurde ja 10-7. Vanaks jätkab servimist, taas Rumtševitšus. Tõste keskele, kuid Tartul kaitses käes. Ja lohakas mängimine, väike segadus leedukate poolt. Ja Meelis Kivisild taas hea blokiga. Tublit musta tööd on teinud nüüd ka Meelis Kivisild blokis. Seisuks 11-7. No ei saa leedukad hakkama kuidagi, et see sama Rumtševitšus, keda siin hästi palju tõstega otsitakse, ilmselt vastaste rünnakuliider, sama statistikas pluss-miinus süsteemis -7, nii et nagu number iseenesest räägib, siis kasutegur olematu ja kõvasti miinuses. Vanaks läheb nüüd hüppet servi lööma ja lööb napilt outi. No ilmselt oli siin üllatusmoment, et vastast üllatada. Kahjuks napilt audis. Rumtševitšus läheb servima. Kui nüüd rääkida veel vastaste Šoljai rünnakust, siis Šlimas on ainukene mees, kes plussis on, temporündaja +4, kogu ülejäänud meeskond on miinuses. Rumtševitšus suurendab oma miinust jätkuvalt, nii et ei ole täna ka tal hea päev. Noh, Tartu teda teadis kõige paremini, teda siin jälgiti ka kõige rohkem just blokiga, aga ilmselgelt, kui sa oled rünnakuliider, siis -8 nüüd siis juba räägib enda eest, et ei ole kõige paremini õnnestunud. 12-8 tartlased ees, Meelis Kivisild, korralik hüppelt palling, tõste jääb madalaks. Mišukevitšus hanitab, kuid hani jääb maha.
ei olnud seal Vanaks õieti valmis ja ei olnud ka Ronald Järv sealt valmis seda palli mängima. Ja vastaste kapten Alek Njavitsus lööb sellise mitte midagi ütleva hüppelpallingu hirmsa kaarega ja see on kerge saak tartlastele. Noh, ei ole see Šiauliai mäng võib-olla kõige tänapäevasem võrkpall, millega me Eestis harjunud oleme. Ja kui üldse natukene rääkida siin Kredit 24 meistriliigast, siis tabeliseisu ja ka mängupilti vaadates, siis ilmselgelt see aasta peaksid domineerima 3 meeskonda, need on kõik Eesti võistkonnad. Kaotuseta Selver Tallinn, Bigbank Tartu on siis seni edenenud kõige paremini ja ei maksa ära unustada ka Pärnu võrkpalliklubi, kes on siin kaotanud ainult Tallinn Selverile ja seda ka 3-2, nii et ilmselt need 3 meeskonda, pakun, julgen väita, jagavad omavahel need kõige kirkamad medalid ja karikad, aga hooaeg on noor ja saame näha. Nii, taas rünnak outi, taas oma sundimatu viga Šiauliai meeskonna poolt. Bradley Kanter hea serviga, mängitakse lihtne nii kontrarünnak. Ja Rikberg mängib palli kätte Toomas Vanaksile. Sidemängijat ei ole mängus, Markus Uuskari on vahepeal sisse vahetatud. Olen siin lobisema jäänud ja ühe vahetuse maha maganud, aga seetõttu mängis Rikberg ka selle palli tagaliini nurgaründajale Vanaksile, kes siis palli tõstis. Selle käigu mõte on siis see, et oleks eesliinis mõlemas nurgas olemas 2 ründajat. Ja Kanter eksib, nüüd siis tuleb ilmselt see topeltvahetuse teine pool, kus siis Robert Viiber vahetab välja Bradley Kanteri. Topeltvahetuse mõte on siis saada ette 3 ründajat ja vahetatakse välja diagonaalründaja sidemängija vastu nii ees kui tagaliinis. Vahetus tuleb ka leedukate poolt, väljakule number 12 Toomas Roogal ja väljakult lahkub number 5 diagonaalründaja Vaškelis. Saame siis näha, kas tegemist oli servivahetusega või on tegemist vastaste teise diagonaalründajaga. Vanaksil hästi serv käes ja ilusad tööd vastaste libero Adamaitis kaitses. Ja oma käe saab valgeks kohe ka Roogal, aga tegemist ja hoopis teine tehniline timeout ja 16-10 eduseisul. Läheme vaheajale. Võrkpalli toetab Bigbank. Eeden, terve pere paradiis. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Oleme tagasi Tartu Ülikooli spordihoones, kus Bigbank Tartu on võtmas kodusaalis kindlat võitu Šiauliai Elga Mastersi võistkonna vastu 16-10 ja geimidega 2-0 ollakse ees. Tartu on teinud ka ridamisi vahetusi, nüüd tuleb tagasi Stefan Kaibalt pallima. Taas hea palling Rumtševitsuse pealt, pall mängitakse lihtsalt üle, tuleb kerge kontrarünnaku koht. Kaibatiga natukene jäi tõste madalaks, aga läbi võrgutrossi jäi pall siiski leedukate poole maha. Noh, madalaks siis kas sellepärast, et Kaibat hilines või Viiberi tõste jäi madalaks, vahet pole, punkt on punkt ja 17-10 domineerimas ka kolmandas geimis Tartu võistkond. Stefan Kaibalt, taas Rumtševitsus, taas planeeriv palling ja taas ebatäpne vastuvõtt. Mart Naaber nopib siit pallipunkti. No, Tartu näod on lõbusad, Tartu kontrollib mängu. Ilmselgelt on jõudude vahekord paigas ka, et üks on tabeli eesotsa võistkond ja kindel karika pretendent ja teine liiga uustulnud, koosneb noortest meestest ja pigem selline ennast otsiv võistkond veel. Ja seda näitab loomulikult ka mänguskoor. Taas lihtne kontrarünnak, palju saavad siin tartlased proovida.
ilus tõste Mart Naabrile keskele ja kõrgelt tuleb rünnak, mis toob punkti juurde. Nii, taas leedukate vahetus Kerpe väljakule, Mišikevitšus välja. Otsib teatud käike siin Šaljai treener, aga ega sealt pingi pealt tundub ka väga kedagi võtta ei ole. Seisuks 19-10 Tartu poolt vaadates. Nüüd juba 20-10 peale Kaibati servi ässa. Ja on tulemas selline, nagu vanasti öeldi, tund dušiga mäng. Nüüd uue punkti lugemissüsteemi järgi võiks öelda, et 1,5 tundi dušiga. Et vaevalt tund 3 minutit on möödunud mängu algusest, kui 20-10 ja 2-0 on tartlased ees. Planeeriv palling taas Rumtševitšus, nüüd keskele 2 ploki vastu, ent tundus, et seal oli väike ploki auk sees ja vahelduseks saavad punktiga leedukad. Šlimas toob selle punkti. Šlimas on täna olnud oma võistkonna mitte suurim punktitooja, aga kõige kasulikum mängija. Mina armastan vaadata seda pluss-miinus süsteemi, mis on oluliselt informatiivsem kui see punktide toomine. Mart Naaber lustib keskelt 1 ploki vastu, kõrgelt ründab, plokist mööda ei ole seal vastukäiku leedukatel. Ja üldse väga raske tänapäeva võrkpallis, kui serv on hästi käes, siis praktiliselt on igal pool kas 1 plokk või äärmisel juhul selline 1,5 plokki, mille vastu ründajal on kindlasti eelis ja oma eelise tartlased ka väga hästi rünnakul on ära kasutanud. Naaber nüüd ei taba siin hästi palli, pall läheb napilt outi, aga see ei ole ilmselt täna enam määrav. Tartu on minemas kindla võidu poole ja nii see ka peab olema, vaadates seda tänast mängu ja vaadates võistkondade koosseisu. Pallingul Šlimas, planeerib palling taas hästi käes, vahelt terav Meelis Kivisillaga. Pall ei jää seekord maha, kuid korralikku kontrarünnakut ka sealt vastu ei tule. Vanaksile tõste hästi ei klapi, kuid Vanaks jätab palli jälle kenasti mängu. Ei saa ka vastased oma rünnakut üles, jätavad samuti mängu, taas raske tõste, taas jätab Vanaks mängu, targalt mängib Toomas Vanaks. Ja nüüd läks natukene võib-olla ahneks, et tundus, et oli võimalik minna sealt ründama seda palli, et on selline ühene plokk ees, kuid ka ei taha öelda päriselt pimekana leiab oma tera, aga see väike sidemängija oli seal korrektselt ees ja ega see, et ta lühem on, ei tähenda ka, et tal kehva plokk on. Taas nüüd arusaamatu palling lendab mitte 1-2, vaid 3-4 meetrit outi ja seisuks 22-13. Eks Šaljai nägudel on ka näha, et ega ei looda ka nemad enam siit mänguvõitu ja pikk kodutee on neil ees. Markus Uuskari, poolpehme hüppelt palling. Tuleb sealt harva nähtav kombinatsioon tänapäeva võrkpallis Laine, kuid Markus Uuskari on selleks valmis. Robert Liiber on selleks valmis ja karistab selle sealt kenasti ära. Ühene plokk ja Rumtševitšus ei suuda sellest mööda lüüa. 23-13. Ka kolmas game on sama nägu, mis on olnud esimesed 2. Tartu on haaranud ohjad enda kätte, kontrollib täielikult mängu. Vaškelis 2 ploki vastu läheb raiuma. Pall tuleb kõvemini plokist tagasi, taas kontrarünnaku võimalus. Ühene plokk, Meelis Kivisilt, kerge punkt. Võimetu on see vastaste plokk seal. Aleknjavitšus tundus, et oli ka väga vale koha peal. Ja abi kuskilt poolt ei tule plokis, nii et kerge saak ja Tartu on jõudnud esimese matšpallini, 24-13. Palli paneb mängu Markus Uuskari. Pall läheb napilt outi. Mängu tulemus enam ei mõjuta, 14-24, eks ta nüüd ole vormistamise küsimus, millal see mäng lõpeb. Vastastel on veel võimalik mõned pallingud teha, Vanaksil väga hästi serv käes, taas keskele ja Meelis Kivisild lõpetab ilusa rünnakuga palli. 25-14, skooriga 3-0, on Tartu võitnud selle mängu, võtnud kohustuslikult 3 punkti ja jätkab seni puhaste paberitega. Meie siit Tartu Ülikooli spordihoonest tõmbame otsad kokku. Mäng kestis 1 tund ja 7 minutit, korralik võit Tartule ja soovime teile siit omalt poolt ilusat pühapäeva õhtupoolikut ja vaadake taas Postimehe ülekandeid. Mina tänan, kõike head! Üks